Tere tulemast kuulama saadet Miks missioon on oluline. Minuga on täna stuudios väga tore seltskond missionääre, kes nüüd kohe ennast teile ka tutvustavad ja meil on siis ka vaja täna tõlki, kelleks on meil Alice Osborne, et meie rahvusvaheline seltskond räägib erinevaid keeli. Soome keel, saksa keel, inglise keel, eesti keel ja et kõigest sellest raadiokuulaja siis aru saaks, ongi meil tõlki vaja. Tänane saade on pühendatud missionile ja minu vestluskaaslased siis jagavad oma mõtteid ja arusaami sellest, kuidas nemad mõistavad missionit. Oleme rõõmsad iga raadiokuulaja üle ja tore, et olete jälgimas meid täna ka pildiraadio kaudu ja hiljem, kellel siis võimalus saab salvestusi järel kuulata. Mul on ka ette valmistatud mõned küsimused, aga loodetavasti meie küsimuste selline esitamine läheb selliseks sujuvaks vestluseks. Aga väike tutvustus siis enne, kui me läheme küsimuste juurde, alustame siit, mis on sinu nimi ja kus sa tuled. Ja Alice siis tõlgib ka meile. Yeah, so everybody, what is your name and where you're coming from? Hi, I'm Emilia and I come from Finland. Et Emilia tuleb Soomest. Hey, I'm Carolina and also coming from Finland. Ja Karoliina samamoodi tuleb Soomest. Hi, I'm Alan, married to you, and I live in Estonia, but I'm from England. Nii et Alan juhuslikult abielus siis minuga ja on inglane. I'm Markku Ovaska, I'm coming from Germany, but I'm from Finland. Ja Markku on meil siis soomlane, kes tegelikult tegutseb ja toimetab hoopis Saksamaal. I'm Bea and I'm also from Finland. Ja Bea on samuti soomlanna. Ja minä olen Agnes ja tulen täitsa Eestist. Nii et kuulsite kõik. Ja Alice siis minu kõrval samuti Eestist. Ja. Ma lisan siia mõne inimese kohta vähe infot juurde. Alan ja Alice on siis Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku rahvusvahelised missionitöö koordinaatorid, kes aitavad missionitööd EKNK-s edasi arendada. Markku on seotud Euroopa Nelipühi liikumisega ja Impact Baltic, mis on ka hetkel käimas ja tema juhatab siis vägesid täna Baltikumis. Agnes on meil EKNK kablikoguduse pastor ja suur rõõm, et sa oled liitunud meiega ja teised toredad neiud on siis missionirühma liikmed. Aga me läheme siis vestlusega edasi ja minu esimene küsimus, mida ma esitan siis Markule ja Alanile, on, et mida Piibel õpetab missionist ja selle vajalikkusest? So the first question would be, what Bible teaches about missions and how necessary it really is? Okay, so I think the Bible has a lot to say about missions, and that's not just local, but it's also international. Ja no missioni kohta muidugi Piiblil on palju öelda ja missioon ei ole ainult sisemissioon, vaid on ka välismissioon. 3 scriptures come to mind. Ja kõigepealt meil on mulle kohe 3 kirja kohta. You know, in Acts it says when the Holy Spirit comes upon us that we'll go in, you know, be his witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and to the ends of the world. Et apostlite tegudes öeldakse, et püha vaim võimaldab siis meil olla missionärid lähemal ja kaugemal Samaarias ja Jeruusalemmas ja siis iga maailma otsani. In Matthew 28 it tells us you know, that we're to make disciples of all nations, not just our own nation. Just, et Mattuse 28 ütleb, et jüngriteks tuleb teha mitte ainult meie enda kodune rahvas, vaid kõik maailma rahvad. And then in Matthew 24:14 it says that we must take the gospel of the kingdom into all the earth and then the end will come. Ja Mattuse 24:14 ütleb, et just nimelt kuningriigi rõhuasetus on siin, kuningriigi evangeelium tuleb ka viia kõikjale maailma. So it's really important that we have an international, a world view of the gospel. Nii et on oluline, et meil oleks nagu see õige arusaam evangeeliumist. And I think Jesus was quite clever. Ja mulle tundub, et Jeesus oli nagu päris notikas tegelane. He knew that we would grow the most and we would be the most benefit to his kingdom if we go on international missions. Ja tegelikult ta ju teadis, et me kasvame tema tundmises kõige paremini tegelikult siis, kui me läheme välja just nimelt rahvusvahelise missioni võtmes. So it's clear in the Bible that we're meant to go, but I think
we are the ones who benefit the most, actually, those who go, those who actually get on a plane or a boat and go somewhere else. They're the ones that, you know, God really teaches us and grows us as individuals. Ja just, et Jumal kasvatabki meid kui indiviide just nimelt siis, kui me tõesti nagu läheme välja ja kuidagi ausalt öeldes me tihti mõtleme nagu Jumala perspektiivist asjale, me peame minema. Tegelikult meie oleme need, kes saavad väga suurt kasu sellest minemisest. Yeah, so if we want to be fruitful disciples, ja kui me tahame olla viljakandvad jüngrid, then we need to grow, and I think the best way to do that is to travel and to serve Jesus outside of the church walls sometimes. Siis kasvamine on tõesti, see on vältimatu asi, see peab juhtuma ja kõige parem ongi seda ikkagi teha väljaspool oma kodupiire. Yeah. And so Marco, you have some wise words for us as well. Yeah, you had a very necessary these Bible passages, but I have still one from Mark 16:15. Mul on väga südamelähedane Markuse 15:16. He said, so Jesus said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Kus Jeesus ütleb, et minge kõikjale maailmale ja kuulutage siis rõõmusõnumit kogu loodule. So Jesus didn't say that don't go. Jeesus ei öelnud ära mine. He didn't say that don't preach. Ta ütles ära kuuluta. Ta ei öelnud ära kuuluta. He didn't say that not to all creation. Ja ta ei öelnud ka, et mitte siis kõik rahvad. But he said go. Aga ta ütles mine. And preach. Kuuluta. And all creation. Kõikidele. So that's only it covers so much. Nii et see väike kirjakoht lihtsalt hõlmab nagu kõik endas. Jaa, tõsi. Aga kuidas mõistavad siis meie õed seda suurt missionikäsku, millest Matteuse evangeelium, mida Allan mainis ka, räägib, et kuidas teie, Emilia, kuidas sina mõistad suurt missionikäsku? Emilia, how do you understand the great mission task that is given to us? How do you see that? Well, I see it as a very important privilege for us to have. Ma näen seda tegelikult kui sellist midagi väga olulist ja tegelikult ka kui eesõigust. Like, if you think about it, the creator of the universe trusts us to go and preach the gospel. Et kui me mõtleme selle peale, et appikene, et universumi kuningas ise usaldab meie kätte midagi nii kallist, kui see on tema rõõmusõnum, et me jagaksime seda teistega. It's the message, the gospel that Jesus himself died for. Ja just nimelt see evangeeliumi sõnum on see, millest Jeesus ise suri. And he entrusts that to us. Ja meie kätte on ta selle usaldanud. And I think that is such a gift and so precious. Ma näen, et see on üks imeline kingitus ja niivõrd hinnaline. Karoliina? Yeah, I totally agree with Emilia that it's such a privilege. Ma täpselt samamoodi nõustun Emiliaga, et see on niivõrd suur eesõigus. That God wants to use ordinary people. Ja Jumal lihtsalt tahabki nii-öelda heas mõttes kasutada täitsa tavalisi inimesi. To his big mission. Oma enda selles kõige suurema missiooni jaoks. But that he hasn't sent us just just go, I don't do anything. Ja samamoodi ta lihtsalt ei läkita meid ega eralda meid sellest läkitusest. Lihtsalt minge ja vaadake ise, kuidas hakkama saate. See pole nii. But he gives all the tools and everything what we need. Ta annab meile kaasa kogu varustuse ja absoluutselt kõik, mida me vajame. So having peace in heart of that God will take care of us. Et seega meil minnes võib-olla niivõrd suur rahu meie südames, et ta kannab meie eest hoolt, kui me oleme sellel teekonnal. And he gives the growth. Ja ta annab ka kasvu. So it's very good to trust in him that he will make his plans thrive. Ja, et kui hea on usaldada teda ja teades, et tema plaanid meie elude kaudu toimivad. Pea, kuidas sina mõistad suurt missionikäsku? How do you understand big missions task? I guess I think it's for everyone. Ma tõesti olen ka nõus, et see on absoluutselt igaühele antud. And it's something important that we all have to consider in our part in it. Ja me kõik tegelikult peaksime nagu arvestama sellega endi eludes, et meil tuleb seda teha. And that there is a different forms of that. Ja et ka missionil on nii palju nagu erinevaid väljundeid. So that for
all of us there is some part. Ja kõigil meil on mingi osa selles. Ja, pastor Agnes, kuidas sina pastorina kirjeldaksid seda missiooni käsku? Jaa, mina nüüd nii-öelda välismissiooni reisidel ei ole käinud, aga siia sõites oli nii-öelda väga põnev selline, mida Jumal tõi esile, oli see, et me tegelikult alustasime sisemissiooniga, see tähendab seda, et meil oli 90-ndatel erinevad kogudused rajati väga nagu lühikese ajavahemiku vahel. Ja siia sõites mul tuli see tõesti see ehtne, see tunne, kuidas me bussiga, tiimiga sõitsime nii-öelda ühest kogudusest teise, kus me ka käisime nii-öelda tänaval, laulsime kitarriga, palvetasime inimeste eest ja lihtsalt see ühtsuse tunne teha midagi koos, minna välja, et sellel on kindlasti teine kaal kui see, et sa oled oma koguduse siseselt ajad asju ja isegi ütleme, jah, et oma koguduse nagu, aga see on nii oluline tõesti, et me läheksime kusagile välja, teeksime midagi koos, see kindlasti loob nagu sellise ühtsuse tiimi vahel ja see annab nagu selle tunde, et vau, et me teeme midagi koos, midagi ägedat. Väga Jaa, väga tore. Mida te arvate sellest, kas kõik kristlased peaksid olema seotud missioonitööga? Miks või miks mitte? What do you think, guys, if all the Christians should be connected to the mission work, and why, and or maybe why not? What do you think of that? I understand that the mission should be apart from the local church ministry. As a local ministry, it's like other hand, another hand is a mission. So both together. So if something is lacking, then it's not in the balance. Et mission on kindlasti see, millega peaks arvestama kohalik kogudus nagu 100%. See lihtsalt on, see kuulub selle juurde. Ja kui mission jäetakse välja, siis asi läheb tasakaalust ka välja. I think that you have the local work in your church, so you're reaching out into your community. Et näiteks koguduses on teatud töö, kus siis evangeelne töö, kus ulatutakse välja ühiskonnani. And this is the Jerusalem, but then we have the rest of the world to look at. Ja tegelikult Piibli mõistes me võiksime seda näha kui Jeruusalemma, eks see, mis me teeme oma kodukohas, oma kodukoguduse. So I think what happens is the two things intertwine beautifully. Aga see laiemad alad, eks ole, Samaaria ja sealt juba edasi, et ongi see, kõik see peaks nagu kokku sobituma mingiseks selliseks nagu ilusaks toimimiseks. So if you just focus on your Jerusalem, then yeah, you'll reach your community and your church might grow, but you're focused on one tiny part of the world. Aga siin on see probleem, et kui sa oled ainult oma koguduse keskel ehk siis Jeruusalemmas, siis sa ei puuduta väga suurt osa maailmas, sa ei ulatu kaugele. But when a church looks outside of itself in its own Judea, might be Estonia. Aga kui nüüd me juba hakkame vaatama laiemalt kui Piibli mõistes Judea, mis võiks olla kogu Eesti. Samaria, maybe Europe. Samaaria siis kogu Euroopa. And the ends of the world would be anywhere else. Ja maailma otsad on ükskõik kus kohas. But what happens is when you go into those other nations, aga mis juhtub siis, kui sa lähed nende teiste rahvaste juurde? There's something about going to a different culture. Siis selles on midagi erilist, sa puudutad ühte teist kultuuri. And we recently took a team from Estonia to England. Hiljuti meil oli meeskond siis siit Eestist, kes käis Inglismaal. And what we see happen, and I've seen this many times, is that those that go are incredibly blessed. Et mida me oleme näinud korduvalt ja korduvalt, need, kes ikkagi võtavad selle julguse kokku ja lähevad, nad saavad täiesti teistsuguse õnnistuse osaliseks. God does something really, really special in the hearts of all the people who go on mission. On midagi nii erilist, mida Jumal teeb nende inimeste südametes, kes lähevad missioonireisile. Then you have you go to serve another church in another country, and that church gets blessed. Ja samamoodi see vastuvõttev kogudus, eks ole, kuhu missioonigrupp läheb, nad saavad nii õnnistatud. And the gospel is spread, so it's win-win-win. Paralleelselt ka evangeelium levib, nii et me näeme olukorda, kus kõik võidavad. Everyone benefits from that.
kõik saavad sellest kasu. But also when the team comes back to their local church from overseas, kui see meeskond tuleb tagasi oma missionäriselt oma kodukogudusse, you have a group of people who are on fire for Jesus. Sul on äkki üks grupp inimesi, kes lihtsalt põlevad sõna otseses mõttes Jeesusele. Sharing stories and miracles and healings and all kinds of things that happened. Imesid ja tervenemise, kõiki neid asju, mis seal reisil juhtus. And so the local church comes alive and gets excited, and it's a boost for the local church as well. Nii et tegelikult see kohalik kogudus otse kui ärkab ellu selle missioonigrupi tõttu, kes käis, et otse kui toovad selle tule nagu tagasi. So it's kind of like a circle where the church is brave and says, hey, we're going to send some people overseas. Ja see on nagu siuke väike ring, et kogudus ütleb, et kes on piisavalt julge, kes lähevad missioonireisile kuskile väljapoole. And then they can support people and pray for them when they're overseas as well, so they're part of the mission. Ja see kogudus, kes jääb koha peale, tegelikult on ka osa missioonireisist, nad palvetavad nende minejate eest, toetavad return, there's this big excitement about what happened. Ja siis, kui grupp tuleb tagasi, siis on nii palju elevust, mis teil seal toimus? So I think these things are like a circle and they all kind of, Jesus mixes it all and works it beautifully. Nii et see on nagu selline, kus kõik on osa ja Jeesus nagu paneb selle imeilusalt, kõik sätib nagu kokku. Karoliina, mida sina arvad, kas kõik kristlased peaksid olema seotud missioonitööga? Should every Christian be part of mission work? What do you think? I would say that yes. Ma ütleks kindlasti jaa. Yeah, because it's a task for everybody. Sest see tõesti on antud igaühele. And for my own example, ja minu enda näide näiteks. When I have been in missions, kui ma olen käinud missioonireisidel, God has really opened the eyes of my heart. Et mul on siuke tunne, mul nagu südamesilmad on läinud lahti. And open my eyes to see more His glory. Ja tegelikult ka ma olen hakanud nägema rohkem Jumala au. To step out. Just nendes nagu väljaastumises oma mugavussoonist. Because of Him. Ja sellepärast, et tema on see meie motivaator selles. And be more open to share His word with others. Ja järjest tuleb rohkem ka see avatus inimese sisse, tema näitel siis ka, et jagada rohkem ja julgemalt. But also missions is not only going abroad. Aga muidugi ei ole missioon ainult see, et käia nagu välisriikides. But you're a missionary wherever God plants you. Tegelikult oled sa üks väike missionär absoluutselt igal pool, kuhu Jumal sind asetanud on. So that's why I think it's for everybody. Ja seetõttu ma küll olen täiesti veendunud, et seda sorti missioon on absoluutselt iga kristlase jaoks. Ja ma mäletan, eile õhtul ka Karoliina jagas oma lugu ja ütles, et ta lasteaia kasvatajana siis ka nende laste keskel olles on otse kui üks missionär. Nii et see on tõsi, et me oleme missionärid igal pool. Ja Emilia jagas eile tunnistus, kus ta oli missionipõllul Balkani maades, et võib-olla sa jagaksid täna raadiokuulajatele ka selle väikese tunnistuse siin, mis juhtus Balkanil. Yeah, you shared the great testimony what happened in Balkans. Perhaps you share the same testimony for our viewers and listeners, what you said yesterday. Sure, yeah. So a couple months ago in April, we organized this missions course in Bulgaria. Et Bulgaarias me korraldasime mõned kuud tagasi siis sellise evangeelse koolituse, kuidas evangeeliumi kuulutada Bulgaarias. Yeah, and Bulgaria belongs to the Balkans, which is like the most unreached region of Europe. Ja Bulgaaria on osa Balkani maadest, mis on siis ala, mis on evangeeliumist nagu kõige kaugemale jäänud. Like under 1% Christians. Kristlasi võiks öelda on alla 1%. So when we went to teach the locals there like how to share the gospel and actually did it. No, ja siis me läksimegi siis sinna, et õpetada neid kohalikke, et kuidas evangeeliumi jagada ja siis me muidugi ka ju kõik koos praktiseerisime seda. They were a bit nervous. No nad olid seal natukene närvis selle üle. For a lot of them, it was the first time preaching the gospel. Ja väga paljude jaoks oligi tegelikult esimene kord evangeeliumi kuulutada. And they had these thoughts like, the people here aren't open and it won't work. No neil olid peas sellised mõtted, et meie inimesed siin külgi, see ei tööta, see siuke maa, kus ei tööta ja keegi ei võta sellest vedu ja nii edasi. But they got to see what's in the Bible, which is like the gospel is the power unto salvation for everyone who believes. Ja, aga me tegime selgeks, et Piibel ütleb, et evangeelium on vägi päästeks igahele, kes usub. So when we went on the streets, their eyes were opened, how people were open to the gospel. Et tegelikult, kui me
ikkagi läksime tänavatele, siis nad ise ka, need kohalikud kristlased nägid tegelikult, kuidas evangeelium võib mõjutada inimest selliselt, et need südamed lähevad lahti. Yeah, and the testimony I shared yesterday was about a group of Bulgarian teenagers. Ja eile jagasin ka õhtul just siis grupist, me kohtusime tänaval selline grupi teismelistega. They were like 6 teenagers that we approached with our group. No, circa sellised 16-aastased, 6 inimest, 6 noort. And one of our group members, he asked like, does anyone have pain in their body perhaps? Ja üks meie grupist küsis siis nende käest, et noored, et kas kellelgi kuskil valutab midagi? Yeah, and then one of the boys were like, oh, how did you know? Like, actually, I do. Ja siis üks poist ütles, kuule, kus sa teadsid? Minul valutab. He was walking, like his ankle was twisted and he was walking kind of unsteadily. Ja et ta siis pahkluu tegi talle väga-väga valu ja ta kõnd oli ka selle tõttu siuke nagu kummaline. He had hurt his ankle in like a sports thing. Mingi sporditegevuse kaudu ta oli seda pahkluud vigastanud. So then we prayed for him. Me palvetasime ta pärast. Nothing happened. No midagi ei juhtunud. We prayed for him again. Palvetasime teist korda. Nothing happened again. Ikka ei juhtunud mitte midagi. But then we preached the gospel. Aga siis pidasime pausi ja rääkisime talle, hoopis jagasime evangeeliumi temaga. And they were just listening so intently. Ja teised ka, nad kuulasid nagu väga tähelepanelikult. There was such a peace from the Holy Spirit in that moment. Et kuidagi nagu see püha vaimu rahu tuli täielikult meie keskele kogetavalt. And everything we said, they just like digested. Ja siuke tunne, et iga sõna, mis me ütlesime, nagu läbistas neid. And all 6 of them wanted to give their lives to Jesus. Ja kõik 6 tahtsid anda oma elu Kristusele. Yeah, it was amazing. And after that, I just got this feeling that we should pray once more for that ankle. Ja siis, olles evangeeliumi jaganud, mul tuli siuke tunne, et üks kord palvetame veel selle pahkluu pärast. And when we did so, he got healed. Ja tead, kui me seda tegime, poiss said täiesti terveks. Yeah, he was jumping up and down and he was just like, what did you do? Ta hüppas üles ja alla, mis te tegite? And I told him like, I did nothing. No ma ütlesin talle, et mina ei teinud küll mitte midagi. Like the Bible says that these signs and wonders will follow those who believe. Aga Piibel ütleb, et imed ja tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. And now that he believes he has Jesus in his heart, those signs will follow him too. Ja nüüd, mil Jeesus elab tema südames, täpselt samad asjad hakkavad ka tema kaudu toimima. So yeah, that's what happened in Bulgaria. Nii et üks lugu Bulgaariast. I would like to add one thing because the reason why we are here is Impact Baltics. Tahaks ühte asja veel lisada, see põhjus tegelikult, miks me siin Eestis praegu oleme, ongi Impact Baltics üritus. And it's a short-term mission. Short-term mission, yeah. Also short-term, et see on siis selline nagu lühiajaline missioon. So my passion and what I did around Europe is that every single Christian who has health possibilities to join, it would be awesome to join at least once a year to outreach somewhere in other countries. Ja minu süda on siis seal, et see, ja kuulutused, mida me õpetame igal pool Euroopas, on see, et iga kristlane, kui vähegi nagu võimekust on ühineda korra aastas meie nende lühiajaliste missioonireisidega üle Euroopa. Because it opened the eyes, it opened the hearts, it opened the mind to understand what is the mission. See avab silmad, see avab südame tegelikult, mida siis missioon endas nagu päriselt tähendab. How needed it is to do it. Ja kui tähtis on see, et me seda teeksime. Even we can read it from the Bible, but to get the understanding, get the vision, catch the vision and do it. Me võime lugeda seda Piiblist, aga tegelikult nagu elavaks ja see visiooni mõistmine tuleb alles siis, kui me seda teeme. And short-term mission is usually it's the first step to the long-term mission. Ja lühiajaline missioon on suke esimene samm pikaajaliseks missioniks. So there's a risk. Nii et väike risk on, et sinust saab päris missionär. You go a couple of times for short-term mission, you will be a missionary. Nii et mõned lühised reisides avastad, sa ei tahagi mitte midagi muud teha, kui sa ollagi missionär. Nii et võib ka nii juhtuda. Ja mille mainis siin püha vaimu tööd ka selle missiooni töö keskel, kus püha vaim tuli, et millist rolli püha vaim mängib nagu missionis? Pastor Alan äkki oskab sellele vastata? Yeah, the question has Jamili also mentioned the Holy Spirit role in the mission. So, Alan, what would you think? What is the role of the Holy Spirit when we do missions? Well, we can stay in our churches and be relatively safe.
jah, meil on alati selles elus kristlastena see võimalus olla, et me istume oma kodukogudustes väga turvalises, mõnusas, kitsas ringis. And often we see the same people week after week after week. Ja nädalast nädalasse me näeme neid samu inimesi. And yeah, sometimes we see healings and miracles happen in our own church. Ja muidugi, eks imed ja tunnustähed ja tervenemised juhtuvad ka meie enda kodukogudus. But many of the church can just come every Sunday and then go home and not much happens. Aga paljud inimesed ongi pühapäevast pühapäevani ja tegelikult nad ei näe seda kogu ilu, mida nad võiks kogeda näha Jumalas. But if we want the things of the Bible and the things that we see Jesus and the disciples doing, I'm just looking at this Bible here, it's like if we want this book to come alive and the stories in here to be our stories. Ja, aga vaata, kui me tahame seda ilusat, võimsat, suurt raamatut, et see päriselt ka elaks ja selles raamatus toimuv siis kajastuks ka meie endi eludes. Then we have to put ourselves in a position where we're taking risk, steps of faith. Ja, et siis meil tulebki nagu asetada ennast sellesse positsiooni, kus me võtame selle riskantse ususammu. And when we do that, God doesn't let us down. Ja tõesti, kui me seda teeme, Jumal ei vea alt. And we see healings, we see the things happening, deliverance, we see all this happening. The Holy Spirit goes with us on mission. We don't go on our own. Ja siis ongi see, et püha vaim, kes on väga oluline loomulikult meie missionis, ongi see, et tema võimaldabki esile tulla nendel suurtematel imedel ja põnevatel asjadel, mis Jumal teha tahab. And there's many different things that we can do on mission. So yes, we'll go on the street and preach the gospel, like we just heard. Ja missionil on ju tõesti nii palju erinevaid asju, mida võib teha. See, et me läheme tänavale, kuulutame seal evangeelium, on üks nagu selline kitsas element sellest. But we can also go and care for people. Aga me võime ka minna ja hoolida inimestest. And maybe show them God's love in a practical way. Minna ja näidata Jumala armastust praktilisel moel. Later this week we're going to be in a care home. Näiteks meil on, eks ole, plaanis minna siis hooldekodusse, on ju ka. So we'll go and do some practical work to clean up the care home. Ja teha neid praktilist tööd, et siis mida see hooldekodu vajab, et me But we'll also have an opportunity to share the gospel with the residents of the care home. Aga see siis võimaldab meil ka kuulutada head sõnumid selle hooldekodu hooldealustele. So there's many ways in which we get involved, but the Holy Spirit can be just as much in us and talking with someone as we're maybe painting a fence. Et see on nii palju, mis me saame teha, aga just ongi oluliselt, et püha vaim on selles kõiges meiega. Ta on meiega siis, kui me kuulutame evangeeliumi tänaval ja siis, kui me ka mingit planku värvime. Yeah, and just talking with them as we're working. Ja ta on siis ka kohal, kui me lihtsalt räägime inimestega ükskõik millises positsioonis. But we have to stay tuned into what the Holy Spirit is doing. Aga ma usun, et on oluline, et me oleksime nii-öelda samal lainel püha vaimuga. We've got to listen for his still small voice and when he prompts us to do things, it's about being obedient in those things. Ja et me võtame arvesse püha vaimu õrna, kaunist juhtivat häält ja teeme seda, mida ta meile ütleb. Markus. So we all have our own stories and background when we say to people about Jesus. Ja meil on kõigil omad lood ja oma taust, mil me jagame inimestele Jeesusest. But you ask about what's the role of Holy Spirit. Aga kui sa küsid spetsiifiliselt pühavaimu rolli. But one thing is that when we stop talking, Holy Spirit continues talking because it's real, it's true. Aga see on nagu nii huvitav, et meie räägime evangeeliumi ära, siis jääme vait, aga siis püha vaim jätkab kõnelemist inimesse vaimus ja südames. It's not something from us, it's from God. Et see ei ole nagu see, et meie genereerime midagi, see on Jumalast. And of course it's a big, so it's too big now, but like from our side, he is also teaching us how to do it. Ja Jumala püha vaim meil on see tõotus, et tema ka õpetab meid, kuidas teha neid asju. When I started to play or somebody started to play guitar. Kui ma vahel näiteks alustan kitarri mängimist või teine mängib. First accord, it was hard to find it out. Tead, seda esimest tuuri võtta on natuke ebamugav. But you learn when you do it. Aga mida rohkem sa harjutad, seda kergemini need kitarrituurid välja tulevad ja kogu mäng. But we have more than just that we learn through practicing what we have. He's teaching us. Holy Spirit is teaching us how to do it. Aga meil on ju veel rohkem kui lihtsalt näpuharjutused, et meil on tõesti Jumal ise oma pühavaimu kaudu, kes meid õpetab. So without Holy Spirit we couldn't do anything. Ilma pühavaimuta lootusetu juhtuma. Yeah, that's right. Pea, sinul, ma ei tea, mitmes missionireis on, aga millist mõju missioon sinu elus on avaldanud?
I don't know how many mission trips you've had, but how mission trips has influenced your life? Well, I think they every time give something new. jah, et nagu iga kogemus lisab midagi juurde. I guess it for me I think it has really given this kind of desire to go. Desire, yeah, to go. Ja iga missionireis ka mingis mõttes nagu kasvatab seda soovi jälle minna. Yeah, and I think it has had a part for my own mission calling. Ja need nagu kinnitavad ka minu enda missioni kutsumist, need reisid. Yeah. I think it's a very good place for young people to see what it could be to be a missionary or just to share your faith. Ja et lühiased missionireisid kindlasti ka sobivad nagu väga hästi noortele, sest need annavad nagu aimu sellest, et selle maitse nagu, et mida missioon endast kujutab ja need kogemused koos Jumalaga hoopis teisel moel. Yeah, and when you go for a short time like this kind of outreaches, you can kind of see what it means that if you're somewhere else, how much you have to put your trust and your kind of safety, the feeling of safety in Jesus. Ja just, et lühiajaline missioon võimaldab ka seda, et see mugavustsoonist nagu välja minemine, sa näed tegelikult, sa astud välja ebaturvalisse ja siis sa avastad, et Jumalaga koos on ikka turvaline. Et sa nagu õpid seda. Ja kuidas sinul, Agnes, on? Mainisid siin 90ndate alguseid, kus sa käisid ja viimasel ajal nagu eriti ei ole käinud, aga meelde tuli see algusaastad, et kuidas, kas mõjus? Jaa, ikka selles suhtes, et ma olen ka seda meelt väga, et ilmselt niisama raamatu taga või piiblit lugedes me tegelikult kogemused väga väikseks. Et mina ise nagu ka ma kogen seda, et Jumal nagu kõnetab mind kõige rohkem erinevate olukordade läbi ja erinevate nii-öelda story'de, ma pean olema asja sees, ma pean midagi ise katsuma, ma pean ise midagi tegema. Ja siin mõned aastad tagasi, kuidas ma nagu kogesin tänavatele minekut, ma ei olnud pikka aega tänavatel käinud ja oli selline üritus nagu Kickstart ja mu armas parim sõbranna Alice nii-öelda sebis mulle selle ürituse maha, mõtlesin, okei, ma lähen siis vaatan ja minu nagu kogemus üle pika aja tänavale minna, see oli nii raske, see oli nagu tohutult raske. Ja kui ma nägin, kuidas need inimesteni nagu jõuavad või lähevad ja kõnetavad, siis ma vaatasin, et appi, mina neid ei tunne täpselt. Et sa tead, mida teha koguduse sees, sa pastorina tead, sest see on nii-öelda sinu turvatsoon, see on sinu ala, aga kui sa pead minema nagu välja tänavale, see on täiesti nagu teine teema. Aga see, kuidas Jumal mind nagu puudutas selle ühe nagu põhimõtteliselt 2 tunni jooksul, et see oli täiesti hämmastav, ma nagu kogesin täiesti nagu uut nagu hingamist või sellist, et ma nagu tõesti, et midagi püha vaim tegi minu sees nagu täiesti totaalselt ja pärast seda tõesti ma nagu mõistsin seda evangeeliumi väga uuesti. Et me võime selle, ma olen tänaseks 32 aastat Jumalaga koos käinud, et tore on mõelda 90ndatele tagasi ja Jumal toob neid mälestusi esile, aga tõesti, et selle sisse uuesti astuda, seda uuesti hakata kogema, sest et ja panna seda praktikasse, see on nagu hoopis, see on nagu nii äge. Et selles mõttes ma nagu ka julgustan tegelikult isegi koguduse pastoreid astuma välja oma mugavustsoonist ja minema ja tõesti me kasvame selle sees, kui me praktiliselt teeme, sest see ongi, kui sa nagu, ja minu jaoks on see tohutult värskendav, et ma tegelikult ju ei plaaninud üldse siia tulla, ma olen nii-öelda 7 ratasvankri all
aga selles suhtes juba tegelikult see tulemine ja eilne õhtu ja kui sa saad palvetada nagu võõraste inimeste eest, keda sa ei tunne, siis see ongi see, et sa pead küsima nagu pühalt vaimult, et sa teritad oma meeled nagu nii nagu ära, et sa nagu ei tee neid asju nagu omast jõust või sellest, et okei, ma juba tunnen seda inimest, ma tean, vaid ongi see, et sa püüad kuulata püha vaimu, mida sa saad nagu, kuidas sa saad palvetada, nii et see on nagu nii nagu tegelikult värskendav minna välja ka koguduste pastoritena ja tõesti luua see ja ma arvan, et Jumal julgustab taas mind uuesti, sest ongi nii nagu ongi, et me saame ise põlema ja siis me saame julgustada teisi, koondada ühe grupi oma ümber ja teha nii, et selles mõttes väga vahva. Head raadiokuulajad, te kuulate saadet Miks missioon on oluline ja me oleme täna siin Kuressaare Pereraadio stuudios jagamas oma kogemusi ja mõtteid ja arusaamu missionist. Nüüd Kuressaares Nelikaare kirikus on toimumas ka täna õhtul evangeelne õhtu. Alustasime eile õhtul, õigemini hommikul juba evangeelsete sõnumitega. Päeva ajal käisid armsad sõbrad Kuressaare tänavatel kuulutamas ja eile õhtusel koosolekul üks härra, kes elust on räsitud olnud päris pikka aega, oli just see isik, kes nende tee peale kesklinnas ette jäi ja kelle juurde siis meie toredad missionärid läksid ja temaga vestlust alustasid ja kirikusse kutsusid. Siis olles ka eile ise õhtusel teenistusel ja teenistuse lõpus, kui oli teenimise osa, läksin selle härra juurde ja vestlesin temaga ja kui tema siis andis oma tunnistuse minule, et kui need toredad neiud tulid tema juurde, panid käeta peale ja palvetasid tema pärast, siis ta koges reaalselt, kuidas üks Jumala tuli, selline kuum laine läks temast nagu läbi. Ja ütles, et see on olnud nagu üks eriline aeg ja ta lubas igal õhtul nüüd kohal olla Nelikaare kirikus ja kui sinulgi, hea raadiokuulaja, on täna õhtul vaba aega, siis küll julgustaksin sind tulema Nelikaare kirikusse, kus meie toredad missionärid on jagamas Jumala sõna, jagamas tunnistusi. Pastor Alan peab ka täna õhtul jutluse, nii et võta sõber kaasa ja tule kindlasti täna ja homme õhtul siis Nelikaare kirikusse. Aga siin meil on veel jäänud natukene aega, et rääkida missionist ja küsimused siis, mida juba olen esitanud, kes ei ole saadet algusest kuulanud, siis seda on võimalik ka järel kuulata. Aga me jätkame siit, kus me pooleli jäime ja minu küsimus sellele toredale seltskonnale on, et miks peaks tänapäeva inimene üldse missionist hoolima? Et pastor Alan äkki oskab sellele vastata. So my question would be next one, samuti kristlikust perspektiivist. Miks peaks tänapäeva siis kristlane üldse missionist hoolima? So why should we as a Christian, why we should care about mission at all? Why we bother? God so loved the world that he gave his only begotten son. Jumal on nõnda armastanud maailma, et ta andis oma ainusündinu poja. God loves this world. Jumal on seda maailma armastanud. That he would send the greatest ever missionary from heaven to earth. Et ta andis kõige vägevama missionäri üldse otse taevast siia maa peale. Aren't we as Christians little Christs? Ja meie, eks ole, kristlane ju tähendab nagu väikest Kristust. See, our journey of discipleship is to become more and more like him. Et kas siis meie nii-öelda missioon ka ei peaks olema oma eludega muudkui muutuda rohkem tema sarnaseks, Kristuse sarnaseks. And it doesn't matter how long you've been a Christian. Et pole nii oluline, kui kaua sa oled olnud kristlane. We need to be in a direction where we're becoming like our master. Tegelikult me peaksime kogu aeg liikuma selles suunas, et me oleksime oma issanda sarnased. Now, if you were, say you were a master watchmaker. No kujutame ette, et näiteks sa oled meister kellaparandaja või valmistaja. And you taught somebody else how to make a watch. No ja sina siis meister kellasse õpetad kedagi teist, kuidas seda unikaalset kella valmistada. Then that person will start to make watches. Ja nüüd, mil sa siis õpetad seda teist isikut, siis
see teine inimene, ta peab hakkama ise ka kella valmistama. And it's the same with us. Jesus was a missionary who loved this world. Ja täpselt sama on ka meiega. Jeesus kui missionär, kes on seda maailma armastanud ja armastab. So we need to see ourselves in the same way. Nii et see on nii tähtis, et me näeksime iseennast täpselt sama sellisel moel. We're all disciples, we're all Christians, we're all followers who are learning from Jesus to be like him. Me oleme Kristuse järgijad sellel teekonnal, kes pidevalt õpivad seda, kuidas olla Kristuse sarnane. And to do the things that he did. Ja teha täpselt neid samu asju, mida tema tegi. It's simple, really. It's not complicated. Missioon kui selline on lihtne, see pole ju tegelikult ülemäära keeruline. And you know what, if we actually have take steps of faith to live this life. Ja kui me reaalselt võtame neid ususamme selles elus. Life can be the biggest adventure. Siis sellest elus saab üks nagu kõige suurem seiklus, mis üldse olla võiks. Full of excitement and full of joy in serving God and seeing things happen. See on täis põnevust, see on täis rõõmu Jumala teenimisest, ka sellest, et asjad sünnivad. At the end of Acts, it's almost like the story finishes too early. What is Acts chapter 29? Ja see apostlite nagu tegude raamat otse kui lõpeb liiga varakult, et selle 29. peatükiga, et mis edasi? There's only 28 chapters in Acts. Et seal on ainult 28 peatükki. But we get to write the 29th chapter. Aga siis mõte on selles, et meie ise kirjutame oma eludega selle 29. peatüki. And that's so exciting. And I think it adds to our weekly attendance and our serving in our local church, because we need to do that as well. Ja see on nii põnev oma kohaliku koguduse kontekstis ja üldse. But I think just becoming like our master is the main thing. Aga ikkagi saada oma issanda sarnaseks. See on üks peamine asi. Yeah, because Jesus gave us command to go. Ja Jeesus andis meile käsu, minge. And as is accidentally written in my t-shirt now. God said go and I will go. Nii et võib-olla siis pildiraadio vaatajad ka näevad, et teie särgil on kirjas ilusti minemisest. Jumal ütles mine. And we heard that how many wonderful things God is doing. It's all good, it's all wonderful, it's needed. Ja me oleme juba kuulnud, kui palju imelisi asju Jumal on teinud ja see kõik on hädavajalik, see kõik ongi nii. And there is so many people who haven't even heard about it. Aga on nii palju inimesi maailmas, kes pole üldse Kristusest kuulnud. And plus that Holy Spirit wants to send us. Wants to send us and he sends us. Ja see fakt, et meid kristlasi Püha Vaim läkitab ja meil tuleb minna. And this world really need Jesus because it's God's plan that everybody would serve the Lord and have this plan what God has planned for us. Ja sest see ongi Jumala plaan, et inimesed, kes ei tea Jeesusest, kuuleksid teda ja see käib meie kaudu. But if we as a Christian, we don't tell to somebody, they don't know. Aga kui meie ei räägi, kuidas nad siis peaksid teadma? Kuidas nad peaksid kuulma? Your task as a Christian, it's my task to go. Nii et see on sinu ülesanne ja on minu ülesanne, on meie kõigi ülesanne. And even there is challenges, but it's wonderful thing to go. Olgugi, et siin on ka palju väljakutseid, siis on üks imeline asi, kui me ikkagi läheme. I have seen so many miracles, so many awesome things what God is doing. So God is with us when we go. Nii et ma olen näinud nii palju imesid ja väga ägedaid asju, mis Jumal on teinud. Ta on selles protsessis, kui me läheme, ta on meiega. Ja Marku mainis siin väljakutseid, et minu küsimus ongi, et me räägime missionis, see on vägev, see on auline, aga lugedes Pauluse eluga, siis me näeme, et tegelikult tõepoolest oli nagu väljakutseid, oli tagakiusu ja kõike sellist, et kuidas teiega on olnud nüüd, kes te olete missionipõllul olnud, kas teil on olnud raskusi millega ja kui siis, mis see on olnud? Yes, Marku mentioned challenges. Let me ask the next. So maybe perhaps you share some of your challenges on the mission field. Emilia. That's a good question. I'd say almost always before going on a mission trip, there is this period where the enemy tries to attack my life. See on väga hea küsimus, aga ma vastaks nii, et tõepoolest ma olen pannud tähele, et iga kord, kui ma valmistun missioniks ja hakkan missionil minema, siis on nagu igasuguseid, nagu vaenlane loobib igasuguseid asju tee peale ette. It can be different ways, like maybe lying, like, oh, like
you're not qualified or someone else could do this better or üsna tihti see on sellise nagu sisekõne näol, et noh, sa ei ole piisavalt hea selle jaoks ja keegi võiks seda ülesannet palju paremini täita kui sina ja it's like spiritual warfare. Et see on üks reaalne vaimne lahinguväli tegelikult, mis toimub. In a way that reminds me of like Goliath in the Bible. Ja vahel mulle meenub Biiblist Goljat. Yeah. Who taunted the Israelites for 40 days, even before waging war. Ja isegi enne, kui, eks ole, see suur nii-öelda lahing siis Taaveti ja Goljati vahel pidi toimuma, on ja ta käis ja töötles Iisraeli rahvast 40 päeva oma sõnadega. And that's what the enemy tries to do. He tries to kind of like brainwash us and just like paralyze us before we even go. Nii et tegelikult üks vaenlane, mida ta põhiliselt teeb, ongi nii-öelda pesta meie ajusid ja töödelda ja hirmutada meid, et me seda ei teeks tegelikult. But the way to like overcome those challenges is to, well, really be dependent on the Lord. Aga muidugi nendest tuleb üle olla ja viis selleks on ikkagi nagu kinnitada oma sõltuvust ikkagi Jumalast, oma suhet temaga. Like Jesus in the wilderness just, you know, tell the truth to those lies and to the enemy, just, you know, use his word. It's powerful and it's sharper than a two-edged sword. Ja Jeesus ka kõrbes igas olukorras, võttis ta Jumala sõna ja kasutas seda ja Piibel ütleb, et see on vahedam kui kaheteraline mõõk, eks. Also for me it's helped that I have close people, I have community that pray for me, who stand with me in those challenges and in that spiritual warfare. Aga mind kinnitab ka see, et minu ümber on kogukond ja kogudus ja sõbrad, kes toetavad mind palves ja see on minu jaoks väga oluline. Yeah. Karoliina, mis sinu suuremad väljakutsed on? Your biggest challenges? Yeah, I would say that one of the common challenges is doubt. Ja ma arvan, et selline üks peamine on nagu kahtlus. It's the same strategy that enemy used in the Eden, in the Garden of Eden. Ja mina nagu näen, et see on selline strateegia, mida vaenlane kasutas Eedeni aias. When enemy said that, is God really said that? Kus vaenlane küsis, kas Jumal tõesti ütles seda. And he tries to twist our thoughts. Ja ta püüab siis meie mõistuses meiega mängida ja neid meie mõtteid väänata. That we would be bitter to God or start to hate God. Et tegelikult tema eesmärk on see, et meil hoopis tekiksid nagu sellised kibeduse tunded Jumala suhtes kuni isegi vihani välja. And he knows the big plan that God has and he's afraid. Tegelikult ju vaenlane teab seda suurt plaani, Jumala plaani ja tegelikult vaenlane väriseb selle ees. So he tries his best to mess everything up. Nii et eks ta püüab teha oma parima selleks, et suurt segadust tekitada asju sassi ajada nii palju kui võimalik. So I would say that has been a lot of moments when the doubt comes and is God really said that or should you really do that or go? Nii et minu elus on ka niimoodi, et on olnud palju hetki, kus ma mõtlen, et kas tegelikult on see ikka Jumal, kes räägib minuga neid asju, et kas ma ikka tegelikult päriselt ka peaksin minema. Or are you enough qualified for this? Et kas sa oled nagu piisavalt väärt ja piisavalt suuteline minema missionile. But in those moments I have learned to turn to God and say to God that you give the power, you give all what I need. Ja nendel hetkedel ma olen siis õppinud pöörduma Jumala poole ja tunnistanud, et issand, sina annad väe ja sina annad mulle kõik, mida ma vajan, et ma ei karda. Yeah, and he already has the victory and he's taking care. Ja tema käes on võit, temas me oleme võitjad ja tema suudab hoolt kanda minu eest. Alan, kas sinul ka väljakutseid on või sinul enam ei ole? Alan, do you also have challenges or you don't have them anymore? No, there's always challenges. Need väljakutsed ei lõppe kunagi. Well, I think there's positive and negative challenges. Ma ütleks niimoodi, et on nii positiivsed kui negatiivsed väljakutsed. Nearly all the time when you go on mission and you experience mission, God will do something in your life. Et nagu me oleme rääkinud juba, et iga kord, kui sa oled missionile minemas, siis Jumal on see, kes selle kaudu midagi teeb asju meie elus. And sometimes he may break something in you. Ja mõnikord on ka nii, et ta nagu otse kui murrab midagi meie sees. Something that needs to be broken. Midagi sellist, mis tegelikult peabki murduma. And so examples might be walking in Uganda with little kids in a little village with
no clothes. Ja näiteks minu puhul kogemus Ugandas, kus nendes külades, kus lapsed seal jooksevad ringi ja neil pole isegi riideid, mida selga panna. They had literally nothing. Neil pole põhimõtteliselt mitte midagi. And it breaks your heart. Yes. Ja kui sa näed neid asju, need murravad su südame. Now you can't experience that in your church back home. Nii et aga kui sa oled see, kes istub oma koguduses kuskile lähe, kuidas sa võiksid seda kogeda? But if you go and live with it and experience it, God will break your heart for these situations and these people. Aga kui sa lähed ja koged seda, siis Jumal murrab ka sinu südame nende inimeste suhtes. Sometimes as well, he might ask you to do things. Vahel Jumal võib paluda, et sa teeksid spetsiaalseid asju. So one example was I was asked to give a testimony. Üks näide, et mul paluti anda tunnistus. And I just felt that God wanted me to share about my first marriage and how that broke down and all the pain behind all of that. Ja sellel ühel korral ma nagu kogesin selgelt, et Jumal ütles mulle jagada nagu oma kõige valusamat lugu, kuidas mu abielu läks katki ja kogu see valu, mida see põhjustas. And I'd never shared that before. Ja tegelikult see oli esimene kord, ma polnud seda kunagi seda tunnistust jaganud. But I knew that evening I needed to share this story. Aga ma teadsin väga selgelt enda sees, et see on see õhtu, mil mul tuleb sellest rääkida. I spent all afternoon trying to prepare, weeping and crying. Ja kogu see pärast lõuna ma siis püüdsin nagu ennast nagu kuidagi emotsionaalselt ka valmis sättida ja nuttes ja kuidagi Jumala ees olles. And you know what happened when it came to the evening? Ja tead, mis juhtus, kui see õhtu siis nagu saabus lõpuks? We were in this church, but the roof was made of like tin. Me olime selles koguduses, aga sellel oli selline nagu plekkkatus. And so I'd prepared my heart to share all the pain, all the agony. Nii et mina siis olin nüüd eelnevalt valmistunud, et ma nüüd valan siis oma kogu selle agoonia seal õhtul välja. Publicly for the first time. Avalikult täitsa esimest korda. And literally as I was given the microphone. Ja sel hetkel, kui mul anti mikrofon, et ma seda teeksin, the heavens opened and the rain came. Siis lihtsalt taevas läks otse kui lahti ja tohutu vihm, mis tuli. And it was a massive storm on over the church. Ja see vihm ja see torm, mis lihtsalt nagu haaras kogu selle koguduse maja endasse. And the noise from the rain on the tin roof. Ja muidugi, kui sellele plekkkatusele, siis see raske vihm so loud. See hääl kära, mis sealt tuli, see oli nii tugev, et isegi mitte midagi, isegi mikrofoni kaudu keegi ei kuulnud mitte midagi. So God set that up because he wanted to break my heart and heal my heart. Aga ma nägin, et nagu selle kaudu, et ma nagu olin valmis tegelikult seda tegema, selle kaudu ma kogesin, et Jumal nagu murdis ja parandas minu südant. And I never got to share the story. Tegelikult ma ei pidanudki seda lugu sel hetkel jagama. So these things can happen. Nii et sellised asjad võivad ka juhtuda. I see these as positive challenges of mission. Aga mina muidugi näen seda, kui tõesti neid positiivseid väljakutseid, mis missionil ka juhtuvad. And there can also be negative challenges as well. Ja muidugi võivad olla ka negatiivsed, eks ole. And this is why I think it's really important that people that go on mission, they're willing to go through some training. Aga seetõttu kõige tõttu ma ka pean oluliseks, et inimesed, kes lähevad missionireisidele, nad läbivad ka koolituse. Because I don't know if this translates, but it takes one bad apple. Ja kuidas see siis, vaatame, kuidas me siis tõlkimisega hakkama saame, et inglise keelest ilmselt mingi inglise selline vanasõnalik asi, aga proovime, et piisab ainult ühest halvast õunast. Ma arvan, meil on see meepoti. You have a bag of apples, and if one is bad, it ruins the whole bag of apples. Ja, et näete siis et inglise keeles on, eks ole, üks halb õun rikub ära terve kotitäie õunu, vajab need ka mädanema, eks nagu meil on siis, et üks tõrvatilk meepotis rikub ära kogu meepoti, et me siis eestlased näeme niimoodi. We need to go through training to make sure that we're not a bad apple on our team. Nii et kui me läbime ikkagi koolituse treeningu, siis me võime olla kindlad, et meie ei ole nüüd see mädane võun, mis saab kõik teised ka mädanema. And if you miss this step, you can have people on the team who've not been trained beforehand and then
attitudes are wrong, the problems arise in the team, things like that. Kui me koolitust ei läbi, siis võibki olla see, et inimesed oma lihameeles, nad ei tea, kuidas olla, kuidas käituda, olukorrad on pingelised ja siis on väga keeruline. Ja. No Marku ja seltskond tulid Riiast, kus oligi koolitus Impact Baltic missionäridele, aga mis on need väljakutsed olnud sinu elus, Marku? Marku, what has been your challenges? I think that, okay, my personal challenges, but I was thinking also that I've already said what nowadays it is close countries. So because I'm coordinating outreaches, how to go there, people have fear. There is persecution and different culture, different languages. So those are quite typical, I would say, but and sometimes it's the finances. Not enough money, sorry. Ja, et ma näen, et üks valdkond on minu isiklikud väljakutsed, aga teine asi, mida ma näen nagu juhina Euroopas, on ka kõik need suletud maad, et kuidas nagu nendesse maadesse ulatuda, siseneda. Et seal, kus on nagu reaalselt tagakius, kus kristlus ei ole soositud, et need on nagu sellised teise tasandi väljakutsed. So sometimes it's not enough money, sometimes it's too much money, so that I don't want to go. I don't have that problem, but vahel ei ole üldse raha, vahel on mõnel võib-olla nii palju raha, et ei tea, mis sellega peale hakata. No mul on tavaliselt pole piisavalt raha, aga see selleks. Own comfort zone, people doesn't want to go through that, over that, out from that. Ja muidugi just see inimeste enda mugavuse tsoon, millest ei soovita tihti nagu üle välja astuda. What I heard from Caroline and actually from you too, from Alan too, that the own mind. Ja mida ma siit teistelt ka olen juba kuulnud, et just see vana mina. Am I enough for this? Ja need vanad mõtteviisid, et kas ma ikka olen tegelikult piisav. I don't have that talent, I don't have these possibilities, I don't know about this. Ei ole mul seda andi, ei ole mul seda võimalust, tead. But then Holy Spirit reminds. Aga nendel hetkedel Püha Vaim tuletab meelde. Who is my calling? Who is calling me? Kes on lõppude lõpuks see, kes mind on kutsunud? He who calls, Holy Spirit calls. He gives also the power. Püha Vaim on see, kes kutsub ja tema annab ka väe ja varustuse. But to your question, what is my challenge? Aga kui sa küsid, mis on mu isiklik väljakutse? It's all of this, but often it's me. Ka tegelikult mina ise. Even I'm a full-time missionary. Olgugi, et ma olen tegelikult täisajaga missionär. But at least I have a passion, I want to go. Aga üks asi mul on, see on see kirg ja ma tahan alati minna. And I want to go through the challenge, I want to fight through the challenges. Ja mul on see asi minu sees, et ma tahan nendest väljakutsetest läbi murda ja läbi minna. And often it's honestly to say, often it's money. Ja ütlen ka ausalt välja, et need on ka tihti rahaasjad. Car is broken. Oi, auto laguneb käest. How to repair it? No, kus ma saan selle, millega seda parandada? So sort of like that. Ka seda sorti asjad. Ja kuidas sinul on? Kas sinul on väljakutseid? I think for a lot of young people it is fear of like what other people think. Et minu ja ka kindlasti teiste noorte inimeste hirm on see, et no mida mu kaasmaalased sellest kõigest arvavad. And also where to get the money for it. Ja sarnaselt ka sellele, et kust tuleb raha, et minna missionile. And I don't know how it is in Estonia, but also in Finland there's kind of a culture around money that it's you have to earn it kind of. Ja ma ei tea, kuidas on Eestis, aga Inglismaal on ka selline nii-öelda raha suhtes selline arusaam, et sa pead oma raha ikka, Soomes et sa pead oma raha ikka ise nagu välja teenima. So it's kind of hard to gather this kind of people who would support you for your mission. Nii et toetajate ja annetajate leidmine on selle mentaliteedi tõttu nagu veidi keerulisem. Because maybe there's some pride in that, like I need to have my own money and then go. Aga võib-olla, aga tegelikult on ju see ka üks teatav uhkus, et ma pean ikka ise oma selle raha 100% välja teenima ja siis ma saan minna. And I think nowadays people want to be very ethical also. Ethical. Yeah. Et inimesed püüavad olla nagu eetilised, vaata, mis ta selle peal mõtleb. And so people are really like picky about like, well, if I go, is the work that I do, is it enough? Kind of like, am I helping this church or am I going to do my own thing? And
yeah. Et see dilemma ka, et kui ma nagu lähen, et minu sees, noh ilmselt see motiiv siis, eks ole, et kas ma lähen ikka kogu selle siira südamega, et ma lähen seda kogudusse näiteks koha peal teises riigis aitama või ma teen nagu seda, nagu ennast hästi tunda. But I think it's also a good thing because like that will kind of push people to go for a long time missions and just like actually help the church to grow and not just go and do your own thing there. Ja kui motiiv on paigas, et tegelikult see on nagu väga-väga hea asi ja kõik saavad sellest kasu ja tegelikult kogudused kasvavad missiooni tulemusena. Agnes, kas sinul ka väljakutseid on? No, ma peaks kõigepealt minema ühele. Tore, siin saad äkki luua kontaktide ja minna missiooni. Selles suhtes, ma olen täiesti valmis selleks väljakutseks, nii et mis iganes siis tuleb, ma ei tea. Väga tore, väga tore, et selle väljakutse siis ma saan aru, üsna varsti saab lahendada. Võimalik. I add one thing that even I said that there are challenges, but it brings me on my knees to front of God. Et ühte asja tahaksin veel lisada, et väljakutsetel on ka see positiivne asi, tegelikult see asetab meid meie põlvedele ja Jumala poole välja sirutama. And because God sends, he also gives a help. Ja kui Jumal läkitab välja, siis ta tegelikult jälle me näeme, et ta aitab ka. Meie saateaeg on kohe ümber saamas, aga seltskond missionääre, osad teist on esimest korda Saaremaal. Kas Jumal on nende ühe päeva jooksul teile midagi andnud ka Saaremaa kohta? So most of you guys are first time in Saaremaa. Has God given you something about Saaremaa, perhaps, that you sense something interesting or less interesting? Well, at least on the streets yesterday, I felt like people were really open when we were encountering them. Et mina näiteks kogesin küll, et eile tänavatel käies et sellist huvi ja avatust, kui me inimestega suhtlesime. So, in a way, as an encouragement, I just want to encourage you guys to like go and talk to people, go and encounter them, go and preach the gospel, because they might just listen. Et mina tahaksin küll teid selle kaudu julgustada, et astuge välja ja olge julged seda tegema, sest uskuge või mitte, tegelikult nad täitsa kohe tahavad teid kuulata. Like yesterday, Karolina and I, we encountered a man on the streets. Et eile näiteks Karolinaga me kohtasime ühte meest tänaval. We preached the gospel and we prayed for him. Me jagasime evangeeliumi temaga, palvetasime ta pärast. And after that we invited him to the revival meeting. Ja kutsusime teda kogudusõhtusele teenistusele. And he came and he actually, in that revival meeting, he received Jesus. Ja, et ta tuli ja tegelikult ta võttis ka Jeesuse vastu oma issandaks, nii et me palvetasime. So I think that's very special. I think just as an encouragement, he can use anyone and he can use you. And I think that's very special also here. Nii et tahan igal juhul julgustada sind, et Jumal tahab kasutada oma töö jaoks meid kõiki ja lihtsalt tuleb teha need sammud. People are more open than you might think. Inimesed võivad ka Saaremaal olla palju rohkem avatud, kui te arvate. Faith comes through hearing. Usk tuleb kuuldust. So just do it. Lihtsalt tee seda. And pray and continue your prayers. Don't give up. Palveta, jätka palveks, ära kunagi anna alla. God wants to give much more to Saaremaa than we have ever seen. Et Jumal tahab anda Saaremaale niivõrd palju rohkem, kui me üldse senimaani näinud oleme. So don't stop. Just go. Ära lihtsalt jää pidama kuskile, vaid tee asju. And Saaremaa will see miracles. Ja Saaremaa näeb samamoodi imesid toimumas. What God gives. Neid, mis lähtuvad Jumalast, sest ta armastab kõiki. I think as well, we've actually seeing some of it. Olen täitsa nõus ja me oleme ju näinud siin samas saarel juba imesid. So we've all been praying for different people. Me oleme kõik palvetanud erinevate inimeste pärast. It's not about one special anointed person. Any Christian can pray. Asi pole selles, et tuleb keegi suur Jumala mees, vaid tegelikult me kõik palvetame. We've seen one guy, his knee was healed. Ja me nägime, kuidas ühel mehel põlv sai terveks. Another lady had a shoulder problem. Üks naisterahvas tunnistas õlg täiesti terve. Another lady came
to church with pain in the stomach. Kellelgi oli lausa nagu valust kägaras, valu kõhus. Pärast palvet oli käis täitsa sirgelt. Maybe there were some others I've missed, but and salvation. So these things, the things of the Bible are happening in Saaremaa. Nii et me näeme, need Piibli asjad tõesti juhtuvad täpselt siin samas ka. So it's exciting. Ta on siin, Jumal on siin. Yeah, I was just reading Chronicles in the Bible. Lugesin mina just ajaraamatuid. And there it said when people turn to Christ, they start to immediately to pray and seek the Lord and His face. Ja inimese pöördumistest Jumala poole, kuidas nad siis hakkasid nagu Jumalat otsima ja tema palet. I can sense here that something special is happening, as you mentioned. Need tegelikult ma kogen, et see sama, mis seal ajaraamatus on, kuidas Jumalast, inimesed otsisid Jumalat, et see nagu laieneb ka siia Saaremaale. That God is increasing the desire to seek His face more and more. Ja, et Jumal kasvatab seda soovi, et me otsiksime tema palet nagu järjest rohkem. Yeah, and that's very precious. See on väga-väga hinnaline. When God's timing is just see Jumala ajastus olemine. Yeah, thank you. Mina küll ei ole esimest korda siin, aga tõepoolest eile, kui ma tulin alles õhtul ja kui meil see väikene palvekogunemine oli, siis ma nagu ka kogesin nagu tõesti sellist hästi tuntavat pühavaimu ligiolu ja kuidas lihtsalt Jumal ütles ühe lause, ma olen Jumal siin linnas. Ja see nagu kuidagi nii, see nagu tuli sellisel erilisel, mitte lihtsalt ma olen Jumal siin linnas, vaid sellise väe ja meelevärk, ma olen Jumal siin linnas. Lihtsalt nagu nii kõigutamatu asi, ma olen Jumal siin linnas. Et ja see on selline lihtsalt julgustada teid selle uue nagu teadmisega, Jumal on Jumal siin linnas. Amen. Ja ma arvan, et need on olnud väga head julgustavad sõnumid siia just saate lõppu meile, kes me elame siin igapäevaselt sellel saarel. Ja kui sul täna õhtul, tuletan veel korra meelde, on võimalus tulla Nelikaare kirikusse, siis me alustame kell 7. Ja Jumal on olnud eelnevad korrad kohal, inimesed nagu kuulsite on saanud terveks ja ma usun, et Jumalal on midagi head nendel õhtudel kindlasti igale ühele, kes kohale tulevad jagada. Lõpetame siinkohal saate tänades teid, head raadiokuulajad, et olite kuuldel ja julgustame siis jätkuvalt kuulutama evangeeliumi nendes paikades, kus teie elate ja asute. Nii et ilusat päeva jätku teile!